hapud asjad on head asjad. Valgestu kaetud igasuguste piimatoodetega. Lastele anti topsid ja lusikad ning igaüks võis võtta, mida ta soovis. Martin jagas selgitusi. Ta näitas hapupiimapaki ja ütles, et see on kõige esimene piimatoode maailmas. Kunagi avastasid inimesed, et nii-öelda pahaks läinud piim on tegelikult hea ja säilib veel tükk aega, seletas Martin. Üks laps tõstis käe ja ütles, sellest saab kamajooki teha. Väga õige, kiitis Martin. Hapupiimast saab ja keefirist saab ka. Mõlemat võib muidugi niisama ka juua. Tuli välja, et alguses oli keefiri retsept olnud suur saladus. Mägikülade elanikud, kes seda jooki valmistasid, ei tahtnud saladust teistele reeta, aga kuuldused tervislikust joogist levisid ning lõpuks saadi jälile, mis teeb piimast keefiri. Selleks on erilised keefiriseened, mis panevad piima käärima. Väga head abilised on ka piimhappebakterid, seletas Martin. Nemad teevad piimast jogurti. Jogurtibakteritel on ilusad nimed. Lactobacillus bulgaricus ja Streptococcus thermophilus. Proovi öelda. Lactobacillus bulgaricus ja Streptococcus thermophilus. Lapsed püüdsidki neid ladinakeelseid nimetusi korrata, aga see ei tulnud neil hästi välja ja kõik said palju nalja. Ah jaa, hüüatas Martin, hapukoor, sellest me pole veel rääkinud. Hapukoort saadakse koorest. Kas vahukoorest, küsis üks poiss. No, mitte päris, vastas Martin. Algatuseks võib jälle öelda, et nii hapukoort kui ka vahukoort saadakse piimast. Piim lahutatakse masina abil lahjemaks, lõssiks ja rammusamaks kooreks. Hapukoor saadakse nii, et rõõsale koorele lisatakse piimhappebaktereid. Need hakkavad paljunema, koor hapneb ja tekibki hapukoor. Järsku tõstis üks tüdruk käe. Mina ei tohi üldse piima juua, ütles ta. Kõigi pilgud pöördusid temale. Mul on laktoosi talumatus, teatas tüdruk. Martin noogutas. Mõned inimesed ei talu piima sees olevat suhkrut, mille nimi on laktoos, rääkis ta lastele. Siis võib juua hapupiima või keefirit, kus seda on vähem, või kitsepiima või süüa siis kõvasid juustusid. Lapsed kuulasid, silmad suured. Kõiki neid tooteid olete kindlasti poes näinud, tegi Martin nüüd teist juttu. Kiikimiiki sosistas Marile kõrva. Mis see pood on? See on selline koht, kust inimesed asju ostavad, proovis Mari seletada. Mismoodi? Ei saanud Kiikimiiki aru. No, Mari ei jõudnud veel seletust välja mõelda, kui Kiikimiiki haaras tal käest ja järgmisel hetkel seisid nad juba keset suurt poodi. Jogurti piimhappebakterid on kasulikud seedimisele. Mida on vaja, et teha piimast jogurtit?